Aga üldiselt on ikkagi nii, et kui sa USA tüüpi selle vanakooli V8 mootori võtad, siis esimene asi, mis sa teha tahad, eriti selle mopari puhul, on see, et sa võtad maailmkaaned ja sa viskad need, nad on rasked ka, sa viskad need nii kaugele sa suudad ja siis sa lähed ja loobid need veel kaugemale ja veel kaugemale. Aga tehnilistes reeglites on kirjas, et pidurituled peavad olema. Mõtlesin, et nii, et mul see põlema ei lähe ju, nagu olemas on ju. Pidurituled füüsiliselt on ju olemas. Tehnilise allala, aga ei, me tegime selle lüliti ka korda, me saime need pidurituled tööle, ma mäletan, saime nii hästi tööle, et need jäidki tööle vahepeal. Vahepeal ma teedsin niimoodi ringi, et pidurituli põles. Muidu tuli oli kogu aeg nagu 2 tükki. Siis ma vaatasin Kristjaniga üksteisele otsa, et see ongi see, mida vaja oli vaata. Ühesõnaga, tere jälle. Tere jälle. Kellel temast juba kopp ees ei ole, siis 3. nädal, 3. kord, kuidas iganes need eetrisse on tulnud. Ekstreemselt raske töö. Ma ei tea, kuidas siin on nii palju olulisi vendi enne mind käinud ja nüüd ma toodan eetri täis lihtsalt mingit jura. Ei no, Sammiga me tegime samamoodi 3 osa. Issand jumal. Aga tema on ka väga põhjalik, kusjuures on kokkupuude väga lähedalt tulemas. Kuskil praegu teoorias peaks olema umbes augusti lõpp, septembri algus. Päriselt on 2. aprill. 2. aprill. Jah, 2. aprillil salvestame seda. Ja siis ühesõnaga... Kohvi kulub palju. Jah. Me oleme rääkinud suga, eelmäng on tehtud. Me kastikani hakkasime jõudma. Ja nüüd lõpuks on see, et kastika esimene mootor oli katki ja siis Audi oli ka lõpuks läinud. Lõpuks jah, õnneks. Ja siis oli see, et hakkame nüüd õiget asja tegema. Õiget asja tegema. See võttis mitu aastat aega, aga nüüd sa saad sellest rääkida. Et selle õige asja tegemisega läks nii, et siis me hakkasime alles mõtlema ilmselt. Oota, aga etteruttavalt selle küsin ära, et ta ju lehtvedur oli kogu aeg, vabaltingiv oli kogu aeg, aga millal kas see oli juba ka tekkinud või see alles tuli nagu protsessi jooksul, et peab olema maailmkaanel? See oli minu nõue peale seda, kui ma olin kogu kontseptsiooniga tutvunud. No. See oli see hetk, mis tõstis Kristjani lihukarvad püsti, sest teadis, et seda kõike saab hästi teha. Eelarvega Outlaw mootori eelarve. No. Sa saad nendest maailmkaantest. Nendega tõmmati 70-ndatel juba nagu võikalt. Pühendiga, et need olid all-innis. Kestsid ühe võistluse. Siis need olid full maras. Ja teine point on see, et sa ei tea kunagi, kas nad üldse seda võistlust ära kestavad. Toona ilmselt mõistlikutel vendadel oli neid gaasi seal võtta või nagu ta oli siis levinud asi. Aga nüüd ongi see probleem ka, et ma ei tea, võib-olla paljud vaatajad ei tea või ei tajugi. Mu käest on läbi aja küsitud ka, et mis Chevy see on. Tegelikult ma just tahtsin sinna jõuda, et äkki räägiks sellega ära, et tegelikult nagu see nüüd ongi siuke jälle sama asi, et kui Kristjan kunagi väiksema poisina juba oli kindel või teadis seda, nagu ma tean, ta mulle rääkinud, et ta mõtles, et ta teeb nagu mingi Ameerika värk. Aga eks ta sealt Alastarust oli ka näinud ja värki ja alguses oli mingi Chevy case, aga Soome on nagu uskupersematu mopari riik. Seal müüdi neid uuest peast kunagi. Ja ta on seal ülilevinud Valiant, mida mujal maailmas pole üldse, see on Soomes nagu mingi rahva autokiirenduses. Ma just mõtlen ka, et Soomes isegi siin on neid... Kalle Mannerkosk, ta on Eestis ka käinud 7 kunagi, et vaata neid asju, neid imelikke asju ma mäletan. Et seal oli, aga ta vist alguses tegelikult tal ei olnud üldse ka mingit värki, ta mõtles mingi ka, ta oli USA teema, oli põhiline. Ja siis kui ta selle kastika ostis, siis ta triggerdas nagu ennast või switchis täielikult selle mingi mopari asja peale üle. Mopar on siis Chrysleri tehnika, kastikas on Dodge. Ma ei ole kindel, ma ei saa nagu nüüd öelda, et mitte ükski, aga ma arvan, et peaaegu mitte ükski Chevy jupp meile mitte kuhugi, mitte mingil moel ei istu, veel vähem Fordi oma. Fordi süüte pool on meil olnud.
see on odav kulujupp, mingisugune mõistlik asi, vaata. Aga nagu kokkuvõttes ei. Ja siis me hakkasime seal nagu möllama ja üsna ruttu sai selgeks mulle, et see vabalt hingava hobujõud võrreldes selle minu 10 aasta taguse algkogemustega, kus poisid hakkasid turbosid peale panema kõikidele nendele ärevatele autodele. Et see on nagu täiesti, need pole üldse mõnes mõttes seotud välja arvatud see, et see on mootor. Lisaks sellele, et meil on mingi karpad ja mingid muud asjad. Ja kuidas see kõik kestma ka saada. Ja siis ma ise nagu vaatasin, ma nägin, et see on võimalik. Siis ma ütlesin Kristjanile, et aga teeme siis nagu siukse asja, et eks see algne asi, et me nagu kohe sõidame enam-vähem kiiresti Malmkaantega, see oli nagu tema teema. Aga ma hakkasin kohe talle nagu mingid utoopilisi nõudmisi hakkasin ette kirjutama, et proovime siis veel ja veel ja veel ja veel. No ma ei ütle täna välja neid mingeid sekundeid või asju, aga nagu ma juba nagu fantaseerisin edasi, kui ma juba nägin, et niimoodi saab. Et teeme siis veel. Sest me olime lambist tegelikult tühjast kohast sõitnud juba Malmkaantega kiiremini kui enamus vendi siin. Meil on Eestis olnud küll moparid rajal alukantega ja asjadega, mis taheti teha kiirenduseks. Et me olime juba selle Malmiga samas augus. Ja kes siis ei tea või pole üldse vaatajatele, ma ei tea, kes nüüd need mehed enne mind siin käinud on ja mida rääkinud. Aga üldiselt on ikkagi nii, et kui sa USA tüüpi selle vanakooli V8 mootori võtad, siis esimene asi, mis sa teha tahad, eriti selle mopari puhul, on see, et sa võtad Malmkaaned ja sa viskad need, nad on rasked ka, sa viskad nii kaugele sa suudad ja siis sa lähed ja loobid neid veel kaugemale ja veel kaugemale. Et need on nagu no-go, kõige odavamad Hiina kaaned alumiiniumist, natukene teed, klapipesad, juhtpuksid, asjad, särgid, värgid. Nad on juba joos paremad kui maks ära tehtud Malmkaaned. Okay. Ja siis me nagu hakkasime sättima. Sättisime niimoodi, et mingi paha periood oli, kohe ei õnnestunud kõik asjad. Meil oli ikkagi plaan nagu kohe kähku rajale tagasi kuidagi. Kristjan oli mitte küll nagu päris, ta ühesõnaga kooskõlastas minuga, aga minu panust seal sellel hetkel ei olnud. Vanamees ilmselt aitas. Ostis ühe Valiandi. Valiant oli täielikult Soome kiirenduse ajalooga. Ma võin ajada padaga nii palju, kui ma soomlastega rääkisin. See oli üks esimesi Soome kiirendusautosid, mis oli turbodega. Mingi vend, ma ei tea, kes siis toona pani, ühesõnaga ta ehitas selle biturboks, see oli 2 turboga small block. Minu teada see, ma ei ole kindel, ma ei ole siiamaani näinud ühtegi aega ega fakti ega midagi, aga ma olen põgusalt rääkinud, et kõik, kes on eluaeg asjas sees olnud, nendel on see, et mingi, ma mäletan küll, vaata seal ta oli, aga täpselt ei teagi. Mida ta sõitis, ma ei tea. Aga ta oli biturbo. Peale seda liikus, mul ei tule selle Kenneti perekonna nimi meelde, aga see oli see Kennet, kes kunagi, kui Viljar hakkas Soomes kõrgemal tasemel jagelema, sõitis tema vastu. Ma ei mõtle välja seda perekonna nime. Minu arust see vend, nagu ma olen üsna veendunud, et see oli siis tema projekt, pani sinna sinu lemmikmootori ja turbo. Ehk siis Bemmi rida 6. M50. Ja turbo ja see kapott on siiamaani selle turboauguga. Paremal pool on see sees. See kere on ju siiamaani Eestis. Absoluutselt. Mul isegi see omanik pakkus seda korraks ühel hämaral hetkel elus. Jah, sellega läkski niimoodi, et Kristjan nagu siis, kuna minu mõtted olid juba nii ambitsioonikad, siis ta nägi, et meil on vaja vahepeal mingit
manööverpinda, sest et meil mingi hetk tekib hetk, kus me kastikaga peame hakkama tõenäoliselt nagu torudega tegelema ja me ei tee seda umbes niimoodi enda vahendite juures, et mingi laks ja meil on kuradi täisraamil või nagu toruraamil siis auto, et me peame sõitma vahepeal selle Valiantiga ilmselt ja siis samal ajal tegema kastikat kiiremateks ettevalmistusteks. Noh, kujuta ette, kui kõva fantaasia lennuga me olime, vaata. Ja mõtle, kus me täna oleme, vaata. No ja siis Valiant sai siis seal taustal ka jõuda. Me ei teinud seal ka mitte midagi. See oli nagu räme kõva teema. See oli minimaalse 8,5 sekundi programmiga Valiant. Kui sa selle puuri keevitusi oma silmaga näeksid. Ma olen näinud seda kahjuks. Ma olen kahjuks seda näinud ja lasta öelda. Need, kes midagi teadsid, kellega ma rääkinud olen, see oli ikkagi niimoodi, et kui see auto tehti 8,5 sekundi puuriks ja mindi tehnilisse Soomes, siis viimased kooskõlastused tehti laivis, sest see oli nii minimaalne programm, et see Soome tehniline vaatas ka, et nagu ei tee, et põhimõtteliselt on jokk, aga siin on mingid agad. Noh, need mingid viimased parandused tehti seal kuskil, mida iganes. Ja ühesõnaga keegi polnud üldse õnnelik, et see auto sõitma hakkab. Et see nagu, ta on ju, seal on ju 4 kant rauast on mingi toru näiteks, ma tean seal kuskil ja nagu ma ei tea, kas ühesõnaga ta oli minimaalne FIA programm, mis olla sai 8,5 sekundi jooks. Ja siis ta jäigi peale seda seisma, rollerina läks ta siis Kristjani kätte ja ta arvas, et me hakkame sellest mingi, et võtame kastika mootori, viskame sinna seni, kuni me kastikat teeme ja blablabla. Ja siis oligi see, et umbes samal ajal, kui me seda kastikat, siis seal hakkasime nagu enda aruga peale seda mõravärki kuidagi muutma, meil tekkisid seal uued ideed ja siis oli see case ka, et Street A polnud enam aktuaalne, me vaatasime, et teeks juba Street B-d ilmselt. Audiga oli mul see maha kantud mõte, vaata, et siis ma lähen Street A-sse, aga kuna see jäi ära, et siis lähmegi Street B-sse. Ja ühel päeval kohtusin ma seukse fenomenaalse peremehega nagu Tõnis Veski. Juba teadsin teda, aga tuli muga mingit asja ajama. Ja jutu käigus me olime Kristjaniga nagu tegelikult ennemalt aru saanud, et see Valiant on juba mitu aastat seisnud. Meie ambitsioonikat plaanid teda manööverpinnana kasutada nii kaugel, me ei ole kastikaga rajalegi veel jõudnud. Et see oleks vaja rahaks tähendanud. Pakkusin seda Tõnis Veskile, kuna ta on mees nagu orkester, ütlesin, kuule sa ju paned, nagu sa oled nii kõva autovend, vaata, sa tegeled nagu ka igast autodega ja asjadega, et võtta see ära. Fun factina korra segan vahele, see on ju selle legendaarse kommentaatori Priit Veski poeg. Just. Ja Tõnis Veski, mis ta ütles? Ei, ta midagi seal moele see värk, et nagu selles, ei ta oli, ta on nagu siiamaani nagu äärmiselt lahe ja tark autovend, ta nagu teab tegelikult räägist ka päris, mis päris väga palju, nagu ta on seal räägigruppiski kaasa rääkinud ja ta on nagu cool. Aga ma nagu selle mõttega, et hakka sõitma. Ma ei tea, seal midagi katkestas ära. Ei ühesõnaga, ei oli ei. Läks mööda tund ja helistas mulle Berg. Ja see hetk sa Bergiga nagu... 0 välja arvatud see, et minu esimene auto, see normaalne Audi 100, millest ma rääkisin aastast 2007, 2006-2007, ma müüsin selle tegelikult Bergile maha. Meil oli siis kokkupuude, Berg ühe kamraadiga ostis selle ära, aga ega me siis, see oli 0 nagu, me selles suhtes, see oli meie esimene kokkupuude Bergiga, aga nagu Berg oli Berg ja mina olin mina ja nagu nii läksimegi laiali nagu oli. Helistas mulle Berg. Kuule see Valiant. Aga ma teadsin tegelikult, et Kristjan oli juba varem pakkunud Bergile seda. Tal oli mingi õhkõrn kontakt. Aga Berg nagu ei, 0 oli. Ja siis Berg helistas?
Berg helistas ja Bergil oli valijant, roheline valijant. Tegelikult see oligi ju Tõnise isa oma vist. Absoluutselt, 100%. Ma loodangi, et ta tuleb sellest ise rääkima ka siia millalgi, et ma sellest liiga palju räägin. Küll ta tuleb. Ta paigaldas mingid hursti shifterid sinna parasjagu. Ja mis iganes asja Tõnisel siis tema juurde oli. Lendas sinna, ma ei tea, lõi jalaga selle ukse lahti, ütles, et kuule, et Kodusaar pakkus mulle seda valianti just. Bergil oli seda tegelikult Kristjan ennem just pakkunud. Aga ma ei tea, miks see hetk nagu triggerdas teda kuidagi, sellepärast, et Tõnis vähemalt ütles mulle, ta kuidagi, see käis umbes niimoodi, et kuule, et kui sa ära ei võta, et ma ei tea, ma mõtlen ise siin, et Tõnis tegi sinu eest müügitööd ühesõnaga. Põhimõtteliselt ilmselt küll, aga ta nagu müüs selle maha, et ma hakkan siis ise sõitma, et kui sa nagu, et mida sa nagu pussutad. Eks meil oli see, et eks me olime Kristjaniga tollel ajal kõike jälginud kõrvalt. Sind. Ma polnud selleks teinudki midagi. Sa hakkasid 2016, 17. 16 käisin 2 triipu ja 18 ja selles hakkasin sõitma. Ma olen oma asjadega olengi kuskil 2007 ja 18. Et sina juba sõitsid. Ma mäletan hästi, kui sa läksid peale. Ja nii edasi, et ma jälgisin erinevaid vendi, kus juures ma ei tea, see segab nüüd kaardid ära korraks, ma selle shifteri juurest lähen tagasi. Ma ikkagi tolleks ajaks tänu Kristjanile olin nii tehniline vend, et ma juba analüüsisin kogu träägi nii palju, et ma lihtsalt USA asja vaadanud hommikust õhtuni. Ma lõikasin kokku videod, et aru saada, miks Ivo Soldani Audi on väiksema hobujõuga kiirem kui teiste meeste Audi. Ja ma lõikasin mingid ühe võistluse videod kokku niimoodi, et nad startisid koos ja üritasin aru saada. Ja siis ma sain aru, et Ivol oli 3. juba puust ammu laes sellel hetkel, kui teised mennad teisega spuulisid. Sest et nitro, nitro. No ülekanne ilmselt ka mingi ülekanne. Ei, ülekanne ei sama. Ma olen üsna veendunud, et ma olen tegelikult tänase päevani veendunud. Ma olen kellegi seda teemat enne puudu. Ma arvan, et ta ülekanne ei pidanud, nagu tal ei olnud täpselt see sama, midagi pidi olema teistmoodi. Aga need Audid sõidavad 3.9, 4.11 kõik ja... Ma ei ole kindel, aga kokku ma lõikasin ja ma nägin, et nagu sealt tuli juba vaata. Et see kõik juba, mul juba peas, siis ma olin juba täiesti nagu mindfucked nagu. Kõike analüüsisin, kõiki teisi autosid juba rääkimata sellest. Ja Berg helistas. Kuule, mis värk selle valiandiga on? Ma ütlesin, et kuule, Kristjan pakkus sulle seda juba, sa ei tahtnud. No ma ei tea, kuule, mis kuradi, räägi, mis värk selle on. Nagu, me ei olnud kunagi nagu, teadis mind või nagu... See oli tegelikult ka see periood, kus minu arust kõrvaltvaatajana tekkis mul mulje, et drag race Eestis hakkab ära kukkuma, vaata sa ennem ka korra mainisid seda siin. No see minu meelest see madal punkt oli siuke 15 või... No jah, sealt, aga nagu aina kestis. Ja siis oligi see, et see sama aeg 2018 ma tegin sinna Street Race'i foorumisse mingi drag race'i teema, et üritada triggerdada inimesi. Aga foorumid olid juba surnud. Aga ma olen äärmiselt kehv sotsiaalmeedia mees. Ja siis ma sain aru, et no kõik on Facebooki ära. Midagi peab tegema, siis ma tegingi selle Eesti Drag Race huviliste kodugrupi ja mõtlesin, et saagu mis saab, et kuidagi peab saama, et seda dragi parendada. Ja ühesõnaga jah, siis oli see Bergi case, et nagu, et mis selle valiandiga on. Mõtlesin, mis tagi ikka on, rääkisin talle kogu selle loo ära ja ma mõtlen. Ja jälle mingi ei läinud, ma ei ole kindel, võib-olla telistas mul sama päev ikkagi tagasi juba. Läks mingiteks läbirääkimisteks, sellepärast, et me polnud hinnas midagi kokku leppinud. Ja Berg on ikkagi fenomenaalne taat nagu ja kohe pakkus välja, et tal on Dana 60 tagasild. Et teeks kuidagi nii, et ma annan selle teile ja siis mis hinnas me kokku leppile saame. Sest Dana 60 on siis teatavasti Mopari kõige ärevam tehase sild ja kui päris aus olla, siis minu arust vaata, kui Fordi 9 tolli on standardne lahendus või mis iganes sellest tuletatud tänapäeval on ka kuni
ma ei tea, seal 11 on. Jaa, just nimelt, et kas isegi 12 võib olla, no mingid ulmeasjad on olemas, on ju, ma ei tea neid peast. Et siis tegelikult see Dana 60 on analoog asi, pommikindlam ja tegelikult teda peetakse efektiivsemaks oma ülekande eripära tõttu. Noh, Kristjan on mulle seda kõike juba ilmselgelt rääkinud, et meil on seda vaja, seda Dana 60 ja kui sa nagu valmis kujulda ostad nii nagu nad päriselt on, siis nad maksavad nagu roppu raha. Kui sa toorikuna saad nii, et on mingi lambi kuskilt bussi või maasturi alt tulnud, et siis nagu nii ta tuleb täiesti ringi ehitada, nagu see Fordi 9 tolli, et sul jääb mõtteline kuju. Ja pakkus seda silda ja mingit raha. Ma rääkisin Kristjanile ka mingi, mis asja, ma pakkusin Bergile seda autot juba vaata. Ühesõnaga läbirääkimised jõudsid sinna, et meil oli diil. Te saite silla, saite natuke cashi ja Berg sai endale ühe valjendiga. Ja siis nagu täpselt sellest hetkest saadik me hakkasime ka nagu mina siis esialgu ilmselt Kristjan natuke hiljem hakkasin Bergiga igapäevaselt suhtlema. Kui me oleme aastas 2018. Jah, 2018 oleme ikkagi praegu. Siis te ju see sama aasta jõudsite ju... Ei jõudnud kuhugi. Ei, ma mõtlen mitte te Kristjaniga, vaid te kolmekesi Bergiga. Ei, ikkagi mitte, jah. Üks aasta veel. 2019. Ma ka nii täpselt ei mäleta. Sinagi, vaata, said korra pruukida varianti. Ei, ma mõtlen see Soomes käiku. Jah, see oli see. Okei, ma ise kuidagi mäletasin, et ala 2018 lõpus käisite Soomes ja siis 2019 kui sõitis Eestis juba. Ei, see oli niimoodi, et 2019 see sama aeg, siis see oligi niimoodi, et 2018 hakkas see nagu meie diilid on ju, see oli sügisene aeg ja siis oligi 2019 aastavahetus oli ära ja siis oligi see ühesõnaga me talvel siis läksime sellele valijandile Bergiga lõpuks järgi sinna Soome, see oli Soomes Kristjan oli siis Eestis juba ammu läksime, tõime selle valijandi sealt ära, siis Berg nägi seda ise ka esimest korda. Mis nagu ta siis oli? Ta oli muhe. Berg on hästi külma närviga vend ja kui ta on mingi otsuse vastu võtnud, siis noh, ega ta ei hakka mingi, ma ei tea, vaata. Ta oli nagu mingi davai, vaata, see on bestest. Läksime Ürki Aukio juurde, Berg sai taga läbi juba tolleks ajaks väga hästi. Ürki oli juba mul nagu ka mingi selle vipi asjaga juba aastaid tänu Kristjanile. See oli ka tänava auto, mis sõitis 7 polstritega ja kõigega. Jõudsime Ürki juurde ja siis see oli seal treila peal, selle ees Ürki garaažist tuli välja Patis, Jari Heinonen. Vaatas. See auto on välja ilmunud kuskilt. Nagu seda tal oli kohe mingi flashback. Tegi tiiru peale, vaatas alla, vaatas sinna siis, noh, emotsioonist. Isegi tema oli juba ära unustanud, kui ta lõi räige paugu käega vastu kaotused 2 ja Viiko ja radalla. No see oli siuke Soome suhtumine. Aga see valijandi sinna. Ja Bergil ei olnudki see mingi prioriteet, tema prioriteet oli see auto kätte saada enda rohelise valijandiga üldse tegeleda. Aga ma olin nagu nii toores vend, et Berg oli sellel ajal sõitnud 12 ühte. Ja ta oli vist ainult Beauty'l käinud, et ta ju nagu meistrikaatel asjadel minu meelest ta ei olnud nagu väga figureerinud. Beauty'l kindlalt ülejäänud asjad mul ei ole meeles, sellepärast, et ma ei jõudnud tolleks ajaks enam jälgida nii väga ja noh, kui ma varem seal vaatasin ja olin enam-vähem kursis, siis sellel ajal enam nii väga mitte. Ja siis ma ütlesin Bergile, me sõitsime, see oli veel niimoodi, et me läksime seda silda sinna nii-öelda meie juurde viima, minust valijandi asi oli juba tehtud. Ja siis ma nagu ütlesin Bergile, et kuuled, et kui ma nagu liiga otsekohane ei ole, siis minu arust on niimoodi, et arvestades seda hobujõudu, mis sa rääkinud oled ja siin automootorit ja kõike ja no, mis mina siis tänu Kristjanile kõike ammutanud olen, noh, ma ei tea, sa oled sekundaeglane. Berg sõidab seal mingi... No kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis ma mõtlesin ise ka, et natuke imelik on vaata, et noh, ma ei tea. Et ma olen nagu kõike proovinud ja ta on ikka seal samas ajas.
või me jäime nagu sellest päevast nagu laksust klemmima ja noh, ma proovisin talle rääkida, miks ta minu arust on aeglane ja siis ma ilmselt nagu kuidagi sokutasin, et Kristjaniga kokku natuke juba, aga kuna Kristjan ei ole nagu väga rahvavend, ta ei taha nagu inimesi või kuidagi talle ei meeldi nagu mingi sihuke laispekter, siis ma ei tea, palju nad rääkisid või mida nad tegid, aga see eskaleerus väga ruutu sellega, see oligi nüüd siis, see nüüd oli ilmselt juba 2019 mingi sombuna aeg, mingi ma ei tea, veebruar, võib-olla märtsi algus. Berg hakkas rääkima, et kuuled, aga proovime siis selle Valiantiga, et kas te olete nõus, et ma nagu võtan need mingid võistlused, et siis te nagu sätite. Ma ütlesin, kuule, et come on, et ma ei ole mingi säti, et mul nagu käed kasvavad hoopis tagant, et ma kõik oma teadmised, mis üldse null on ju, olen saanud Kristjanilt ja minu infopagas võrreldes tema omaga on, ma ei tea, 5%, et 95% on kõik tema ajus ja ma ei taju poolsid asju nagu üldse, et see kõik on nii keeruline minu jaoks. Või noh, okei, ma mingi enam vähem, aga nagu mitte päris. Ja siis ta tegi mingi siukse asja, et kuule, räägi Kristjaniga ise, et ma hakkan sõitma. Te tulete kaasa, ma ostan teile laevapiletid ja värgid, et Kristjan aitab. Võtsin, aga milleks mind vajan? Ei no, sa pead ka olema. Ja siis me läksimegi. Siis oligi esimene laks, me ei sõitnud. Korra huvi pärast, Kristjanit nõus. Kristjani nõusse saamine oli keeruline või ta pidi menetlema kaua või tal oli see, et sa rääkisid tal ära, ta oli see, ka davai teeme või? Seal ei olnud otsest menetlust, seal oli pigem see, et kuna kastikaga nagu nii oli ma hõivatud ja tal oli pereelu, vaata minul nagu oli lihtsam. Tal oli laps ja naine nõudis oma ja nagu argipäevased toimetused nagu paljudel inimestel ikka. Normaalsetel, jah. Siis nagu sellega oli keeruline, aga nagu põhimõtteliselt oli nõus, kui klapib nagu, aga noh, enam-vähem klappis, Bergsel sättis ka ja see oligi see, et ega me Eestis kohe ei hakanud. Esimene laks oligi kohe kuskile Soome, Porisse, mingi lennuväli, mingid asjad. Sellest te tegite ju mingeid laive või asju ka, see oli jumal äge oli vaadata seda netist. See oli nagu veits isegi irooniline sellepärast, et mina vist tegin oma mingi esimese laivi, siis vaata, ma ei ole väga sotsiaal, see oli nagu huumoriga ka veits. Ja siis käisime seal ja auto läks nagu kohe kiiremaks, siis tollel ajal sõideti Eestis veel Rutjal. Ja siis oligi see, et me ju läksime sinna jagelema. Toda võistlust ma mäletan väga hästi. Sina mingil hetkel said Valiantiga proovida. Seesama võistlus. Ja siis ühesõnaga me seal nagu sättisime ja nagu long story short on ikkagi see, et Bergi 12.1 sai 11.3. Ja noh, ma arvan, et umbes see hetk juhtuski siuke asi, et tekkis see CSG Racing Team. Berg arvas, et teeme nagu ära. Noh, minu ja Kristjani jaoks oli see kõik nagu mingi ulme, et mida me ei saa siin ise enda elugagi hakkama umbes. Ja selle aasta sees sõitis Marko Toomela meil Eestis. Ja ta kuidagi domineeris. Ta veits nagu laias, aga ta oli ka mopar. Kabriolett. Sellega sõitis aasta enne. Tal oli siis juba see Barracuda. Jah, aasta enne seda sõitis selle lilla kabrioletiga. Oli lilla. Oli lilla. Ja siis me kuidagi, noh, siis me olime nagu igal kiirendusel juba kohal. Tegelikult me olime varem ka käinud selles suhtes, et Alastaras ja siis ka Kauhaval ja niimoodi me käisime juba siis oli see, et siis me käisin kogu aeg kiirendustel juba, et see ei olnud nagu küsimus. Ja siis me vaatasime, et kurat, et see Toomela möllab, me saime jumala hästi läbi taga nagu. Ja siis seal hakkasime praalima, et noh, võtame ära, aga meil polnud kastikas üldse kooski, sild ja mida iganes. Ja Kristjan sai sealt siukese mingisuguse testosterooni paugu, et see Tana 60 lendas sinna nagu täiesti full rebuild alla hästi kähku. Lehtvedrud tundusid lahjad, tegi kustumit, ise ehitas täiesti ringi. Siis panime kaldrakid. Noh, see on siis siuke lehtvedru parandav agregaat, mis pingutab lehtvedru preloadi. Ma just tahtsin öelda mõnes mõttes nagu torkarm või siuke. Just. Manual valbadi peal oli meil juba ehitatud
siis tuli suurem karburaator, sest see 750 CFM-i, ma ei mäleta, kas ta oli juba, siis vist ei olnud, siis äkki oligi Tomi juba. Ja noh, nii edasi, et siis meil oli juba see Street B hullu pilk peas. Ja küsimusi tekitas esivedrustus, sest see pill oli full jäik meil. Meil oli laiali ta, meil ei olnud mootorit ka peal, meil oli nina, oli tühi tulemüürist, edasi oli ainult raam. Ja siis Kristjan võttis kätte. Alumised otsad olid originaalid, ülemisi tehti sisemunipallide peale. Kõik oli vaja liikuvaks saada. Meil olid tagumised amordid olid üsna kallid ranchod. Ma räägin suurusjärgust 200 taala paarekki võib-olla. Aga nüüd esimesed, meil ei olnud nagu raha, selles suhtes, et kuna case oli umbes siuke, et nagu minu eelarve eest ehitama, aga plekki pole iial. Siis me tõmbasime kõige odavamad 90-10 amordid, see tähendab siis seda, et 90 prossa lahti ja vaikselt läheb kokku tagasi. Kõige labasem kiirenduse amort, mida sa omada saad. Ja me võtsime ilmselgelt mingid kõige odavamad ja täiesti vale häbita võin öelda, et maksid 19 taala tükk. Esiots oli vaja liikuma kuidagi saada, sest me teadsime seda, et mis me teadsime, Kristjan teadis kindlalt, aga minu vaimu silmas see kõik ikka veel ei toiminud eriti hästi, et kuidas me nagu hästi teeme. Ja midagi hullu ei olegi, et me saame siis nagu kõik heaks, kui me stardime nagu tagarattal. Ma olin ikka veel skeptiline. Ma saan nagu aru, et nagu ükskõik mis muu autoga, kastikaga, et nagu kuidas me ta viilisse saame. See kõik on imelihtne, meil on vedrusid vaja. Kristjan tegi Exceli väga põhjaliku, mingi ulme, täiesti utoopilise, ma ei tea, täiesti kosmos, NASA. Ütles otsi. Meil polnud plekki, päris vedrud maksid, ma ei tea palju. Ma ei ütle sulle peast, aga mingi polnud eelarv. Kogu case seisides kogu aeg selle ümber, et tellid USA-st, tuleb transatoll, mida iganes. Lõpuks on mingi 2 nädalat järjest iga päev. No sa ju töötasid ma olen varuosa vend. Nagu nii sa töötasid auto varuosadega igapäevaselt. Aga see oli ikkagi uskumatu. Nagu mul hakkas mingil umbes 3.-4. päeval välja kujunema arusaam umbes, milline peaks olema see vedru, mis meid aitab. Aga see vahemik või see eksimisruum oli nii väike, milline see vedru tohib olla. Ja peale 2 nädalat siis ma leidsin, ma ei mäleta, mis mingi Peugeot tagumised vedrud. Paneme alla. Kolaki põhja, läbirõigi pukside peale. Kristjan võttis kokku ennast, läheb koju, vaatab, tal võttis mitu päeva aega. See Exceli arvutustabel ei olnud siuke, et sul on mingi 3 lahtrit. Mul on see fail alles. Ma olen näinud minu meelest ka seda, see oli ikka nagu... täis full tenet ikkagi. Ta oli teinud ühe loogika või arvutusvea, 1 lahter oli vale. Ja siis ta parandas selle õigeks. Mul tema entusiasm alati meeldib. Kuule, neid vedrusid võib meil tulevikus on vaja minna, kui nina on kergem. Et ärme neid jumala eest ära vissi. Ja siis läks nagu uus, seesama läks lahti, aga kuna ma juba kogenud olin 2 nädalat, siis mul läks rutem, et umbes 2 päevaga ma leidsin 2008 aasta Mercedes-Benz GL 450 mingisuguse Avantgrade või whatever paketiga mingi teisi vedrud. Nii hull vahe oligi, et paketist tuli ka nagu, et nigu oli sul mingi 3 milli mööda, see täiesti null nagu, et sellega ei saa. Et eesmärk oli ikkagi see, et me paneme need vedrud alla. Kui me paneme vedrud alla, siis auto on nagu ta peab olema, kõik on üli hästi. Nii kui me stardime, siis vedru separation on nii hea, et kuradi, ma ei teadnud, et kas kõrgele nagu muuse käsi. Ja ma mõtlesin sellel hetkel, et kas see ikka kindlalt töötab, aga kõik tundus loogiline, ta oli mind ju eluaeg ikkagi loputanud ja harinud ja kasvatanud. Ma olin alati veendunud, et kõik töötab, põhimõtteliselt tema jutpidas alati paika, kõik tema arvutused ja kõik, mis ma näinud kõrvalt olid alati fenomenaalsed, vahet ei ole, kellele ta mootorit
või midagi arvutas, et noh, aga ta on hästi diskreetne, et ta ei ole kunagi kuskile läinud, et mingi kuule, ma teen sulle mingit asja. Vastupidi, et pigem on see, et nagu mina olen talle võib-olla vahel karuteeneid teinud, öelnud kellelegi, et kuule, küsi Kristjani käest ja siis vaene Kristjan peab siis kellelegi midagi. No minu jaoks minu meelest üks elu tipphetki oligi see, kui Kristjan on samasugune ööloom nagu mina. Ja siis ta öösel mingi kell 2 või kell 3 helistab mulle. Kuule, ma siin muretsen sinu, ma ei mäleta, kas lingi pärast või ühesõnaga täis 100% drag race, mingi tehniline värk. Siis vend kirjutab mulle täiesti lambisel hetkel, me polnud mingi 2 kuud suhelnud üldse. Kuule, ma ikka muretsen sinu selle tüki pärast või selle asja pärast, siis said aru nagu. Ma olen vist midagi õigesti teinud, see mees nagu ise kirjutab mulle kuule. Aga jah, sellel hetkel siis... Vahelduseks tuletan meelde, me oleme aastas 2019 jätkuvalt. Ja sellel hetkel siis saime need vedrud alla, eesmärk oli see, et on nagu on. Lasime auto tõstuki pealt alla nende vedrudega, mis me sinna vahele surusime ja nina üleval. Aga siis nagu saime aru, et kõik oli nii pinges. Jevisime seal veits aega. Ja järsku vaatad, auto ongi nagu täiesti võtad mingi loodi või asja ja kõik on hästi. Aga mul selle hetkeni puudus usk, et see asi tohitud. Ja võtsid stangest kinni. Esistangest. Ja siis teed seda deadlifti liigutust ja ma ei oska nagu paralleeli tuua 50-75 kilo võib-olla jõudu oli ainult vaja rakendada ja sa tõstsid selle auto esiotsa täiesti nii põhja kui vedru ja mordi käik oli nagu piire tuli ette, siis läksid lahti ja siis ta niimoodi vajus vaikselt tagasi. Siis ma vaatasin Kristjaniga üksteisele otsa, et see ongi see, mida vaja oli vaata. Ullu sai pandud siis enne finalsit, 2019 finals. Meil oli mingi diil Toomelaga, et me lähme ja tõmbame talle ära. Esmakäivitus oli nädal aega magamata Kristjanil. Vanamees aitas. Mina olin peenvend, muidugi viisin kohvi ja süüa neile. Vähemalt said tunkades. Mida? Ei, ma toimetasin ka. Eks aastaid ka varem, me olime selle ennem ka mingit asju teinud, ega ma ei... Ikka teen, kui nagu häda käes on, siis ma soodun. Ma ei mäleta, kas see oli sama aasta või mingi hetk hiljem, ma midagi Krissiga rääkisin, mis seis on. Kõik on hästi, aga kurat Tanel topib need kõlarid selle autosse. Ei no meil on ju selles suhtes, ma ei saa, see on mingi minu teema. Ustes ja siis üleval on Twitterid eraldi, nagu mul peab olema nagu. Sa ei tea kunagi, mis hetkel sul on vaja. Ja nagu elu on näidanud, ma jõuan sinna võib-olla alles, et on ka kasu olnud. Ja nädal aega järjest ja võistlused, sõidud hakkasid kell 11 hommikul. Kell 5:30 me saime auto käima. Ja siis oli veel see vastik nuka breikin vaja teha. Ja. Absoluutselt ja alati visatakse nalja, et ameeriklased ja just see mopari teema, kõik lekib ja kõik on halvasti. Tegelikult, kui nüüd tulevikku tulla, meil ei ole leketega peaaegu kunagi mitte mingisugust erilist nagu mingit värdjat probleemi olnud, et me oleme üsna kuivad. Me panime pilli käima. Ma arvan, kõik kohad, kust tuli midagi. Kogu jahutusliin. Näest, teil radikas oli taga vist? Ei olnud, siis oli kogu kütuseliin, õli igalt poolt, nagu see oli niimoodi, ma olin hästi realistlik vend, ma vaatasin kohe, et nagu unusta, meil läheb veel mingi nädal isegi parima tahtmise juures, et me saaks kõik heaks. Selles suhtes, et mul oli nagu mingi põhimõte ka, et me ei lähe nagu lampi ikkagi, et nagu mingi peab olema enam-vähem kõik mõistlik. Kristjan seal mingi, ei, oota, ma siit pingutan, mõtlesin, kuule, tuleme mõista sulle, siis ta vaatas ise ka, et pole midagi teha. Sama kell 6 hommikul ma hüppasin autorooli, sõitsin ise Kiltsile võistlustele vaatama. Kristjan läks magama, sest see vend oli ju nädal aega magamata erinevalt minust. Ma olin ikkagi mingi 3-4 tunni kaupa ju puhanud. Mul oli puhkus. Ja siis jah, me ei jõudnud suht kurb oli. Ma mäletan, rahvas elas meil hullult kaasa, kõik olid mingi arvestanud, et me tuleme. Ma ei teagi, kus see tegelikult täpselt tuli, nagu ma ei mäleta seda situatsiooni enam. Aga nii ta läks ja siis me ei saanud. Talv tuli jälle peale, on ju.
see oli sama kord, kui ma käisin vist ka seal veel põhimõtteliselt reede öösel või neljapäeva öösel Kardaani rõngas keevitamas teil ja midagi. Jaa, absoluutselt kõik. Me olime ju selles suhtes all-in valmiduses, et nagu paneme käima, lähme, noh, nagu see oli nagu veits nõme, et paned käima ja siis kõik igalt poolt nagu, ma ei saanud isegi aru, see, mis sul pärandil toimus oli, meil oli kõike nagu, see oli nii läbisegi, et me vaatasin, mina vaatasin, what the fuck, Kristjan oli hästi optimistlik, et hakkame siit kohe nagu, et see oli uskumatu tegelikult, et siis oli nagu aru saada, et ei jõua. Ja siis tuli talv vahele ja need asjad sai kõik korda tehtud. Siis tuli 2020 kõigi lemmik aasta. Jah, COVID hakkas kevadel. Esimene võistluse avalaks oli koos peale jaanipäeva juuli alguses. Oli juuli või oli juuni lõpp? Kas juuni lõpp või juuli algus, aga mingi nädal peale jaanipäeva. Aga ma tean, et see kõik läks niimoodi, et me olime enda üle uhked. Berg ja sellel aastal tal valijandi ambitsiooni, kui sellist ei olnud. Ta ostis omale selle vänni, bussi. Ja see leekidega. Seda oli vaja ju kohe ehitama hakata, aga see ei ole niisama, et sa saad sõita nagu sellega iga päev. Sellega lähme kiirendusele ja mitte niisama, vaid me paneme treila järgi, paneme kastikas ja me tõmbame selle bussi ja kastikaga nagu õiged mehed. Oleme Kristjani juures. Kristjan oli räme uhke, ta on ikkagi siuke vend, et talle meeldib umbes viimane 2 tundi on jäänud, võib-olla nüüd on valmis, kui mitte siis, kui ma line-upis olen. Meil oli pill ammu valmis, meil oli kõik hästi, me olime täiesti valmis kaklema minema esimesele võistlusele. Tahtsid midagi parandada? Ma tahtsin, korra tuli lampi see meelde, millal see Kardaani käis oli, kui ma seda keevitasin? See oli... Ka 19. Ei, see oli enne seda, siis kui me üritasime rajale minna. See oli 19 lõpp. Ja, mul lihtsalt selle Kardaaniga on mingid väga oma emotsioonid. Ei, no see oli kõik, see oligi sõge lugu. See oli vastuvõetamatu sinu jaoks. Ei, minu jaoks oli see nagu... Ma võin sulle saladuskattel öelda, et siiamaani just see on minu jaoks see vastuvõtma. Et oligi see, et sellel hetkel minu jaoks ei olnud nagu... Ei olnud variant see, et ei saa. Imekombel minu enda auto oli korras, paar päeva enne võistlust. Sest oligi see, et kõik on hästi, sa nüüd nagu ei oska muud moodi olla, et sõidad nagu sinna teisele poole Harjumaad, et neid vendes ja mõtlesin, et nagu peab saama. Sinu enda auto oli korras, see on ka muidugi võistlust. Ma räägin, see ongi see kõige fenomenaalsem, et nagu enne võistlust minu auto oli korras 2 päeva juba. Ja siis oligi see ka, et just täpselt Kristjani... teie paps käis siin ju, oligi see, et öösel käis Kardaaniga. Teil ei olnud vist Kardaani või midagi, et ta Saaremaal millegi alt kiskus selle ära. Ramchargeri alt. Tuli siia. Meie Kardaani ei ulatunud, Ramchargeri oma oli pikem. Ja siis oligi, ta tuli Saaremaalt otse siia. Muhust, vabandust. Tegin selle Kardaani ära. Ma mõtlesin ka, et vahet, kuidagi joppas see hetke, ma sain täpselt selle tehase keevise maha lihvida, ma sain selle nagu kätte. Keevitsin selle ära kõik. See on mul nagu eilne päev. Ja vanemast pani sellega minema, siis oligi see, et minu hämming oli see, et paar aastat hiljem, kui kastikas pani nagu viilisi reaalselt, see 2-tonnine tank. No järgmine aasta tegelikult. Aga ma räägin minu jaoks paar aastat hiljem midagi, ma sinu või Kristjaniga rääkisin, siis oligi see, et see Kardaan. Sama tükk on praegu. Ma nagu see polegi katki läinud. Kõik on hästi vaata. Minu jaoks on see siiamaani hämming nagu, mitte et ma endasse nagu ei usuks enda nagu keevitusoskusesse, aga lihtsalt sellel hetkel kõik magamata, kõik väsinud, siukene pau. Ei, see oli karm. Aga nii, 20 algus, esimene võistlus. Pill oli nii-öelda selles suhtes valmis, et me olime kõikide nendel leketega tegelenud, mingid vigade parandusi tegelenud. Shalala ju neimid, kõik mis sai, me olime nagu täiesti mingi ainuke case oli see, et ma mäletan piduri tuli ebis, mingi jama oli selle piduri tulega, me ei saanud nagu hästi, selle Mopari elektrisüsteem on natuke veider ja me ootame, Berg ütles, ta tuleb, võtab meid seal mingi kell 3 sappa treilaga, selle bussiga, millega ta tahtis ka kiirendama minna siis Street Taasse, mitte ei tahtnud, vaid läkski. Ja Berg ütleb, et on pahasti. Üks tõukur varras läks pooleks.
Nüüd tuleb meelde ka. Nad hakkasid tulema, neil oli kõik all in, neil oli kõik nagu, neil oli täiesti et tulevad seal midagi peenestas veidi, paarutas, proovis. See ei muutnudki midagi, see oleks nagu nii juhtunud varem hiljem. Midagi oli seal natuke valesti ja selleks pooleks. Ja siis me mõtlesime Kristjaniga, et kuidas me nüüd saame, et midagi ei olegi teha. Vanamees võttis Muhust siis suuna meie poole tahaga. Kell 7 õhtul, 8 õhtul oli kohal. Võtsime treila sappa ja tõmbasime Haapsalusse. Mingite vahepeatustega. See on mitte paha, aga see Krissi paps, see on ikka väsimatu võitleja. Mul vend on, midagi ei ole, me ei tee, ilma temata, nagu ma jõuan sinna võib-olla mingi jutuga veel, aga ta on nagu jah, selles suhtes nagu meie ikkagi mõnes mõttes täiesti asendamatu inimene, et terve meie tiim on asendamatu minu hinnangul, me ei teeks ilma kellegita mitte midagi. Ja me jõudsime Kiltsile täpselt sinna, ma mäletan ülihästi 11:30. Ajame autot treila pealt maha ja sellel hetkel, endal oli ka eufooria nii suur. Kõik, kes üleval olid, möllasid seal ümber selle mingi jõudsitegi kohale ja mingi täiesti mingi üks tehnilise mees oli seal, nime ma ei nimeta. On teil hästi? Mõtlesin, et ei ole, et piduritega on pahasti. Mis mõttes? Mõtlesin, et üks tuli iga kord ei lähe põlema, kui ma vajutan, et ma ei saa aru, me peame tegelema mingi lüliti case. Me hakkame siin timmima, meil polnud aega. See ei ole viga ju. Ja ma küsisin, et mis mõttes ei ole viga. Aga tehnilistes reeglites on kirjas, et pidurituled peavad olema. Mõtlesin, et nii, et mul see põlema ei lähe ju. Aga olemas on ju. Pidurituled füüsiliselt on ju olemas. See on siuke tehnilise allala, aga ei, me tegime selle lüliti iga korda, me saime need pidurituled tööle, ma mäletan, saime nii hästi tööle, et need jäidki tööle vahepeal. Vahepeal ma teedsin niimoodi ringi, et pidurituli põles. Muidu tuli oli kogu aeg nagu 2 tükki. Ja siis läkski, siis hakkab see ajajärk, mida siin ilmselt paljud teavad. Nii, esimene start. Räägi see emotsioon. No emotsioon oli selles suhtes nagu kõik ootasid midagi muud, Bergana kogu aeg, et seal ka midagi, et kuidas sa lähed sinna nagu, et sa pole kunagi sõitnud. Ma olin vist elus, ma arvan, selleks hetkeks 1000 tunde vaadanud kas videopildist räägi või päris elust räägi või kõrvalt räägi või mis iganes moodi. Unes näiteks. Mul nagu see asi ei tekitanud minus küll mitte mingit küsimust, et kuidas mina autoroolis lähen sinna sõitma. Ma teadsin täpselt, mida ma teen või mind nagu ma ei polnud ühtegi korda seda läbi teinud. Ma polnud ise avalaksul isegi sõitnud, fooriga polnud varem startinud. Ja mulle meeldis eriti see emotsioon, et tegelikult ju eelneva aasta lõpus oli saadud juba räägitud, et me tuleme ja see, kuidas me saime puid alla, mulle meeldis see nagu ekstra palju, et kõik rääkisid, et mida te teete, teil on mingi räme raske kastikas, palju kaalub, te ei tea. Vabalt hingav malmkaantega, lehtvedruga, karburaatoriga, you name it, whatever, kõik on pahasti, mis teil olla saab. Nagu. Jah, turbot ei ole. No import. Esimene start oli sedasi, et olin lebolt, natuke liiga lebolt ja mu käsi shiftis peaaegu kohe peale starti teise peale. Ma sain kohe aru, et mis iganes, tegin nagu oma pärissõidu ära ja see aeg oli 12:1:9. Läksime tagasi, peaaegu kohe korra jahutasime, vaatasime seal midagi ja siis mul on pilt alles sellest slipist. Teine start üldse elus üldse, minu elus üldse, kastika elus, siis foori tagant üldse, mis iganes. 10:9, tähendab 11:92. Street B indeks oli siis 11:9. 0. Ja siis oli küll see, et me tulime tagasi, nagu Kristjaniga oli see, et nagu tädile, vaata, vanamees oli ka mingi,
oligi arvutatud, vaata, et me ju tegelesime sellega. Aga siis hakkas kogu see rahvas kogunema. Noh, teil ikka vapsee joppas mingi tulete ja kohe nagu mingi ongi nii, vaata, et mingi me siin näeme aastaid vaeva ja tõmbate. Ja ma arvan, et ma olen üsna kindlalt võin väita, et me olime esimene, no ma ei tea, nagu Street B kindlasti auto, mis oli tagarattas. Et ma ei tea, et keegi teine oleks enne olnud. Ma ei tea, me oleme arutanud seda mingite inimestega ja keegi ei mäleta, et keegi oleks olnud, aga me olime esimene viili auto Street B-s tõenäoliselt. Täitsa võimalik. Ta kohe tõstis ikkagi nagu üles. No sealt peale seda, aga see oli hull ka muidugi. Alguses oli selles suhtes, et see rahvale tundus ilus. Aga meil oli ju, see Karpa ei töötanud, see Kristjan oma karburaatoriga algul, no teadis, et ma teen ära, ta on nagu võigas vend ka veits, ta teab nagu, ta nagu mõnusalt laseb teinekord liugu veits, selle asemel, et teha natuke paremaks, ta teab, et ma teen sa joobi ära. Esimesed, ütleme 10 starti olid ikkagi siuksed, et mul pidi jalg olema gaasi peal kogu aeg, muidu suri välja, meil oli rikas, lahja, kõike korraga, ma tegin mingeid ulmeliigutusi, et üldse see pill sõidaks nagu hästi ja ega ma alguses mingid burnaat ega midagi, me seal proovisime alles mingeid asju ja ma ei nagu väga ei täristanud. Ja siis ma arvan, et umbes 5 start oli siuke, kus me Kristjaniga leppisime kokku, et ma lähen rahulikult, et vaatame, mis see sinu tehtud kartaan teeb. Et ega ma panin kohe ju. Et kas ta väriseb, ei värise, kas ta on balansis, mida iganes, tegelikult ei tea. Ja sealt hakkas nagu võimekalt kerima. Kõik olid rahul, ma arvan, mina olin rahul, Kristjan oli rahul, vanamees oli rahul, Berg oli rahul, siis meil on veel Hannes oli tiimis, oli nagu väga rahul. Rahvas oli rahul, kõik oli chill. Esimese aasta punkti arvestust ma ei tea täpselt enam, kuidas see oli, aga ma tean, et top 3 see olid ju. See oli nii, et kui me finaalvõistlusele läksime, vihma sadas aeg-ajalt ja võistlus oli natuke katkendlik. Mingid padukat ei olnud, mingi seeneka case oli. Ma olin tegelikult burnout'i juba ära teinud ja siis öeldi, et ei, mingi sabi. Siis me ikkagi mingi sõidu saime veel teha ja siis ma läksin finaali. Ja enne mind, võib-olla see oli poolfinaal, ma ei tea, aga enne mind oli üks mingi. Ühesõnaga me sõitsime ära ühe sõidu juba, Illimar Süvariga ja napilt niimoodi, et kõik ajad olid kirjas ja mingi täpselt 1000 enne seda, kui me jõudsime viimasesse kohta, sai generaatoril bensiin otsa ja me ei saanud slippe. Nagu lõpuaegadega tehti rerun, aga enne mind oli üks Audi ja sellel roolivõim niimoodi lekkis, et terve rada oli täis, aga kuna vihma ka vahepeal sajas, siis nad otsustasid, et küsisid veel mu käest, et kas sa nagu oled nõus minema. Siis ma ju ikka lähen või nagu mis vahet sellel on, muidugi lähen nagu, come on. Aga esimene oli täitsa tühja lamp, see ei olnud midagi, teine pani ka tühja, see oli nagu ilmselt kastika ajaloo ainuke kord ka, kui ma nagu täiesti nagu lampi sudisin, vaata. Et muidu meil oli enam-vähem hästi. Ja ma ei mäleta aega, see oli nii mõttetu aeg, see oli 14, ma arvan. Aga see aega pole piiritult. Ma natukene mingid asju tõmban kokku, sest tegelikult nagu kastikaga ju tegelikult toimis kõik, kui te lõpuks valmis saite, sõitma saite, siis ta ju toimis ju. Perfecto, no edasi oli ainult viimistluste küsimus, et seal nipet-näpet elustiili lisad, et Karpa hakkas tööle järsku, ma ei pidanud sellega enam seal eebima ja kõik nagu asjad läksid aina mõnusamaks, et teine aasta juba sain finaalürituse eliminaatori esimeses ringis Urmo Oleski käest niimoodi, et sõitsin 0,04-ga lõhki. See oli see kord ka, kui Kris ütles ka, et õhk on nagu nii hea ja ta eos juba keeras midagi ju tagasi. Me olime täpselt ühe sammu nagu maas. Me keerasime, tegelikult ta vahetas tüüsi ka.
me läksime kogu aeg paremaks, aga me olime ühe sammuga maas, et me olime liiga kiired, tegelikult see valdaski kastikat kogu aeg, tegelikult mu enamus kaotused olid see, et ma sõitsin lõhki ja siis ühe korra võtsin punase ka seal, et Sest reaktsioonide peale said ka päris nagu... Alguses mitte väga, see võttis nagu selles suhtes mitte pikalt, sellepärast, et ma alguses nagu üldse keskendunudki, meil oli nii palju muid hädasid seal, et nagu ma panin ainult... Aga teisel aastal oli juba enam-vähem ja siis ma sain Urmo käest sisse, minu aastatiitli rong läks sellega ära, kuna tegelikult ma olin punktiarvestusega nii-öelda võimeline saama esi või teise koha. Jälle, ehk siis minu nõue oli see, et ei vaheta ennem mitte kunagi klassi ära, kui ma saan vähemalt esimese või teise koha nagu. Et pole mõtet, mulle nii ei meeldi nagu siin mõned mehed, kes sõidavad mingit klassi ja siis sõidavad järgmist klassi ja siis on juba kolmandas klassis ja karikaid küll nopivad, aga tegelikult väga stabiilselt niimoodi aastatiitleid ei võta vaata. Aitäh! Ma olen väga delikaatne. Ei, ma niisama. Aga... Ma tahaks nüüd sinnani jõuda, kus sa tegid selle ühe vaata kastika kõige kuulsama sõidu. Mis praeguse seisuga on see kastika viimane sõit? Nojah, see on nüüd siis järgmine aasta. Tegelikult ei ole veel. Ei ole. 3. aasta sõitsime ka ära. Ja 3. aasta sain siis aasta lõikes teise koha, nii et meil oli kokku 44 võistlejat äkki aasta peale. Ja siis see oli nagu tingimus, et saab klassi ära vahetada. Teine koht oli olemas ja lähme siis edasi Superstreeti. Superstreet teadlas ju mootoris jälle midagi tegemist ju. Absoluutselt, et meil kaalus meil oli plokk koos sisuga originaal. Kaaned olid tehtud. See oli siis, kui Street B-d sõitsite. Jah. Meil oli ploki hobujõud Allisalas, see on kogu aeg, see on meil see Mopari originaalblokk on kahtlane. Ja siis see Ventwell oli 100 hobujõuga kuskil üle selle piiri, millal ta võiks nagu olla halb. Võtsime kõik lahti, Kristjan tähendab. Kõik oli hästi. Originaalkeps ja kolb kaalus 2,1 kilogrammi. Tükk, need on 8 tükki. Me lasime 7 tonnini, all day long, 3 aastat järjest, kõik oli hästi. Ma sõitsin taga ka tänaval. Ma tegin hullusid asju, burnaati 1 minut 20 sekki järjest, 7 tonni. Kõik oli imeline vaata. Paneme alu, kepsu ja kolbi. Kristjan tegelikult ilmselt teadis, aga ta vaatas, ma olin nii entukas ja Blacki ilmselt jälle ei olnud nagu alati, et teeme siis selle valu vända peale ja kuna ta oli vastu pidanud, siis tundus, et kui me seda pöörlevat massi vähendame. Siis võiks paremini. Absoluut, tal on ju Ventwellil on vapsee veel kergem, sest me tegelikult pöördega ei läinud väga palju enam, meil oli niimoodi, et me keerutasime teda siis 7-ni, siis hakkasime minema 7300-ni. Tegelikult, kui nii võtta, siis palju neid Big Block V8 mehi siin on, kes 7 kiloni lasevad. Väga vähe võib lugeda. Ja siis panime alu, kepsu ja kolvi. Saime 1,6 kilo peale tükk per siis silinder. Kõik oli hästi, tegime nagu oma mingid kõige äärevamad ralli liigutused üldse. Sinna veel eelneb ka see pühent, et kolvid ei jõudnud õigeks ajaks ja ma hakkasin oma diiselbiitlit ehitama ja sõitsin sellega. See diiselbiitel, mis oli 66 kilovatti, sai ka seal üle mingisuguseks 13 sekundi pilliks. Said vähemalt oma selleks Street või Street Out? Streeti ja eesmärk oli 13.9, mida ma esimene aasta ei sõitnud. Sest et see pump ei töötanud ja mida iganes, seal oli väga palju väidrad vigu. Me oleme piisavalt palju koledatest diisel vaakgruppanist rääkinud, et lähme kastikaga edasi, sest et kolvid ei jõudnud. Kolvid ei jõudnud ja siis me saime ta finalsiks kokku. Ja siis oligi see küsimus, et kas Beatliga või kastikaga ja kuna see Beatle ei töötanud üldse nii nagu peab, kuigi ta seal jagelas, aga ma vaatasin, et mis asja last alla. Siis läksime finalsile kastikaga. Randmetsspring. Esimene start oli... Oli Randmetsspring ju? Jaa, mul ei olnud nagu väga validagi selles suhtes, et me läksime katsetama ka. Ja esimene start oli siuke, läksime lihtsalt nagu, ma esimest korda lihtsalt läksin nagu tõristasin läbi. Teine start oli grammika ärevam,
proovisin seal mingit, nagu stardi tegin ära, siis lasin maha ja siis midagi seal, ma ei mäleta, mida ma seal tollel ajal ise tahtsin vaadata ja siis lõin põhja ja panin nagu lõpuni. Kõik tundus eluterve. Ja siis ma tulin tagasi ja siis me otsustasime, et nüüd tuleb nagu siis õige start, et noh, kõik on nokk, vaatasime seal, et midagi nagu sihukest ei ole. Ja mul on piduripedaali küljes on stardi pöörete piire ja siis selle pistik oli lahti tulnud ja siis ma libisesin läbi. Ehk siis ma läksin pöördega liiga kõrgeks ja panin foori tööle. No siis ühesõnaga selle katse ma loen ka täiesti ebaõnnestunuks. Noh, ma ei proovinud isegi seal midagi, sest see oli kõik pekkis. Aga siis 4. start, mis oli siis esimene päris start, siis me tõmbasime 10-9 midagi kohe paugust ikkagi indeksisse, aga ma ei ütle sulle nüüd tuhandiku täpsusega, mis ta oli. Ma tean, et ma sõitsin ka 10-9 ühte, aga ma arvan, see esimene oli 10-9-6 või midagi. Ja siis need minu endised nagu nii-öelda endise streetbag klassi konkurendid, kes said ka sinna superstreeti tulnud, need nii mõnedki vaatasid küll siuksele, et mida te teete jälle. Nagu, et eelmine kord teil joppas, et kuidas teil nüüd jälle joppab, et mismoodi see võimalik nagu on. Aga emotsioon oli lahe, aga jah, siis järgmise päeva, esimese päeva õhtul peale viimast starti ma ütlesin, et õlirõhk on pool barri ideaalsest mööda, mitte tühikäigul, vaid nagu siis, kui on koormus. Seda siis suht raske lugeda tegelikult. Ja siis me vaatasime üksteisele otsa ka veits või nagu, noh, tegelikult ma nagu mehaanikuna saaks ka aru või nagu see oli ka ainuke küsimus, aga mis me teeme? Kas siis võtame nüüd mootori maha ja võtame kõik lahti ja võtame juppideks ja vaatame otsa sellele, me ei näia mitte midagi üles. Et me isegi ei arutanud seda nagu ja ma läksin hommikul starti ja ma olin teine auto, kes startis hommikul Ränguetši Frängis ja siis kuskil seal 200 meetri peal pärast logist vaatasime 166 kilti tunnis äkki, siis käiski see snap plokk pooleks, kast oli pooleks korpusest eest, ma põmbasin mingi 150 meetrit plokist tagaratastega. Plokk hüppas oma kohalt välja, tõmbas rooli kardaani ka kinni, ega mul seal väga palju nagu mingit manööverdamisentusiasmi ka ei olnud, noh, selles suhtes ma jõuga keerasin nagu üle, ilmselt mul oli kontrolli all. See ei olnud nagu niimoodi, et mingi, et et noh, ega mul ei olnud mugav seal nagu, ei olnud üldse hea ei olnud. Ja siis ma teadsin täpselt juba nagu, mis enam-vähem võis juhtuda ja mu peast käis läbi, et meil on seal mingi stiilis kokku 40 liitrit vedelikku kõige 3 agregaadi peale kokku, mida võib väljutada. Reegel on ju see, et sa jääd ühe koha peal seisma. Aga sa oled plokis ratastega? Ei, mul oli see, et ma teadsin, et kui ma seisma jään, sealt tuleb ja tuleb nagu igalt poolt. Ma tõmbasin ikkagi üle nende kaablite nagu vägisi sealt ära, paremale poole ära ja noh, ega alguses seal kohe jooksin välja, mass välja ja siis tuli meie see ATV mees Raivo. Esimene asi, mis ta kätte saanud oli üks Vända raamipakk. See oli kohe esimene jupp, mis ta leidis. Ta tõi mulle soe, ma vaatasin. Ideaalne, ühtegi mingit sinist, mitte midagi, perfektne nagu, sest õlitusprobleem polnud kindlalt. Saale oli ilus. Et siis oligi kohe see, et kas plokk katkes meil läks pooleks, me olimegi alguses kindlad, aga noh, pärast reaalselt siis, kui me kõik jupideks võitsime, siis me saime aru, et väntvõll iseenda pöörleva ehk siis tsentrifugaalmassiga lendas lihtsalt täiesti pilbasteks. 8 kohta me suutsime tuvastada, kus ta pooleks oli, rohkem ei saanud aru, mingi koht oli nagu nii pulbriks, et noh, sealt ei saanud midagi aru, mis toimub, et need mingid vändakaelad ja mingid asjad, et need on meil siiamaani alles kuskil, et läks nii ja noh, nüüd siis tuleb kordussaade, vigade parandus, paljud on skeptilised. Aga siis sa ühe täishooaja sõitsid ju selle sama Beetliga või? No sa ei taha rääkida sellest. Diesel Beetliga on ju? Diesel Beetliga ja siis ma tegin ta selleks hooajaks nagu nii-öelda paremaks selle pumba vahetlesin. 24 hooajaks. Ja sellega tuli siis aasta lõikes Streeti 3. koht, et ta sõitis ikkagi 13.9 all day long. Et võib-olla 1.9 diisli kohta 13.9 163 on adekvaatne. 2.1 60 jalga kus juures. 2.1.5, 2.1.2 seal vahel käikus. Okei. Ja mis nüüd edasi?
mis edasi no plaanid? edasi ongi see, et eks siin kriitikat tuli erinevat, muidu olid meil siuksed toredad poolehoidjad, kes on praegu ka, aga eks siis need mehed said kohe öelda, ma ütlesin teile kohe, et see plokk ei kesta või see vältpilli ei kesta või nagu, et eks seda oli ju näha, et veel siin mingi natukene ja aga noh, see on siuke tavapärane siuke värk, see käib kaasas selle alaga ja selle vastu nagu ei saa ja see kõik ongi tore, et vaatasime Kristjaniga ka üksteisele otsa. Berg oli kusjuures üks vend, kes ütles, et idioodid, et te selle valuvändaga peale läksid. Noh, meil oli teha see valuvänt. Tema nagu ei teadnud seda tegelikult. Ta arvas, et meil on juba midagi paremat. Meid ei küsinud kunagi. Ja siis, noh, mõtteid oli erinevaid. Tegelikult oli ikkagi finantsiliselt siuke pauk, et ei, võib-olla me ei teegi enam, me ei taastu. Mul oli eluliselt ka hästi keerulised ajad langesid kokku sellele ajale. Aga me ikkagi Kristjaniga istusime saunas maas ja tuli otsus, et me teeme vigade parandusega copy-paste'i. Et nüüd siis tuleb täpselt sama kompott, teha see sepise vändaga. Mootori kinnitused tegime ringi või noh, nüüd tuleb see praegu, kui see siin eetrisse läheb, siis see asi just on in progress, et meil tulevad nüüd otsaplaatidega, et ei tee käppadega enam, et stressi vähendada plokiseintele ja mina ei tea, eks siis tuleb parimat loota, et eelmine kord saime 13 starti, võib-olla seekord äkki ikka teeme hooaja ära. Noh, pluss on see, et see, et kui see osa nüüd välja tuleb, siis on kas hooaja lõpp või juba hooaeg läbi. Et sa saad ise siia alla öelda, et nagu kui hea sai ja kuidas siis see vigade parandus õnnestus. Jah, ega me seda Sest jah, nagu eelnevalt sai mainitud, täna on 2. aprill, kui me filmime seda. On. Ja minu arvutuste kohaselt augusti lõpus umbes täpselt läheb see eetrisse. Et siis on juba teada. Ehk siis paistab, siis peaks juba selge olema, mis tuuled puhuvad. Kas sa olid ambiitliga? Jah. Jumal hoidku selle eest. Aga nüüd see sama asi, mis ma kõigilt küsin. Kõige eredam mälestus seoses Eesti drag race'iga. Teadsin, et sa seda küsid ja positiivselt ei oska. Sul on muidu teistel olnud 2 tavaliselt. Ei no jah, saad 2 ka loomulikult. Ma alustan 1. Ei, mul on vastupidi, et mul seda nagu selles suhtes positiivselt ei ole nagu mul ei ole nagu rääkida, et minu jaoks kogu see asi on, alati on neid emotsioone nii palju, kõik on nii lahe, vahet ei ole, siis kui sa tuled ja nagu sul õnnestub ja sa lähed ja mingi teine vend, neid asju on nii palju, vaata, et see on nagu, minu jaoks on see alati nii võimat. Vahel ongi see, et meesterahvana tekib siuke tunne, et ihukarvad tõusvad püsti või see mingi tahaks väikse pisara poetada, vaata, siis kui sa oma 7-sega tegid oma selle päris selle 8-4. 4-8. Oi, ma vaatasin. Aga mis on kindel, on see, et selle vastu ei saa üks käsi. Siis kui Joosep Järve autot nägin, et tegi selle liigutuse, siis ma keerasin. Noh, ma nägin, mis seal vaata hakkas toimuma, siis ma keerasin ringi ja noh, täiesti realistliku ja siukse adekvaatse inimesena sealt võis kõike tulla. Sa ei tea mitte midagi. Ja noh, vaatasid rahva emotsiooni ja ma kõndisin boksi tagasi. Seal rahval oli ka väga erinev emotsioon. Mõtlesin ka, et mis te nagu vilgate, et tegelikult ei tea mitte midagi, et chill, et istume ja ootame. Noh, tegelikult see oligi. Mina ei läinud ju tegelikult väga kaua mööda, kui tulid juba nagu teated, et jah, aga vaata sellisel hetkel, kui on nagu siuke asi, siuke avarii toimunud, on ka eetri vaikus, infot ei liigu, siis see iga minut tundub nagu 20 minutit. Absoluutselt. Et tegelikult kõik, kes ülikiiresti oli info olemas, aga see, et kui sa seal koha peal seisid, ootasid, siis see tundus nagu nii pikk igavik, vaata. Ja ma nagu mõistan seda ka, ma nägin neid kõikide inimeste reaktsioone ka seal, vaata. Eks paljude jaoks oli siuke litter näha esimest korda. Sellel hetkel ma olin juba Soomes näinud mingeid imelikke asju. Ja ma nüüd, mis aastal see üldse oli? Joosepi värk oli 2021 Edran Nationals. 2020 Finalsin oli Mutu. Seda ma mäletan ka. Seda ma kuulsin, ma jälle ütlesin teistele, et nüüd tuleb midagi ja siis hakkas rugin pihta. Ja enne seda siis, sa mäletad, millal see Leeduka värk oli või? 16 pakun, mina ei näinud seda. Ei, 16 ei olnud. Ma arvan küll 15 või 16. Pigem siis 15.
ja kui veel siukestest crashidest rääkida, siis ma olin Oltsi üritusel ka kohal, aga seda ma ei näinud, ma läksin täpselt siis minema, kui see juhtus. Põhimõtteliselt tõenäoliselt ma võib-olla isegi oleks võinud seda kuulda või tajuda, aga me vist juba istusime autosse. No ma tean, et Bergil on selle kohta mälestust, ta ju vedas Oltsi tagasi vist see hetk lausa. Mul on mingisugune all mälestus, eks ta ise räägib seda. Aga kindlalt see on pane nüüd üks mälestus veel positiivne, et oleks hea positiivse noodil lõpetada. No kus see tuleb mul nüüd niimoodi? Ma just ütlesin, et mul neid positiivseid asju on nii palju, et ma tõesti ma ei tea, vaata. Eks mul neid ihukarvu tõuseb seal erinevate asjade peale püsti, et you name it, kui keegi teeb mingi rekordi märkimisväärse, siis see on minu jaoks alati, kuna ma mõtlen nagu tehniliselt, mis seal kõik toimub samal ajal, ma mõtlen terve meeskonna panuse peale, ma mõtlen kogu rajameeskonna panuse peale, kes seal midagi teinud on. Minu jaoks need hetked on alati ihukarvu püsti tõstvad, et ma ei näe alati, et see peab olema 7 või 6 või 8 või 9 sekundit, et täpselt samamoodi ma mäletan, kuidas Janar Lükk läks oma BEM-iga esimest korda, ma ei tea, seal stiilis 9-sse ja see, kuidas ma vaatasin, kuidas käigu hästi töötab. Neil seal alguses oli selline probleem, mis ma silmaga fikseerisin, et ta nagu esimese, teise ja kolmanda käigu vahel tekkisid tal mingid anomaaliad. Filmisin mingi kartuliga, ma ei tea, mis iganes, ma jooksin, ma ei teadnud Janarit tollele. Jooksin 4 boksi umbes, et jõu kutid, et vind nagu nii ei tea, aga vaatan, ma siin nägin siukest asja ja siis Tauri on mehaanik, et kuuled, et vaata ja siis ta mingi et ma üritasin ise ka filmida ja logi näitab ka mingit siukest asja ja siis me seal nagu möllasime ja kõik siuksed asjad, ma mäletan, kui ma Jargo Songi asju nägin, kui ta sõitis mingi... See on siis Z3 BMW. Z3 vabalt hingav, rida 6 ja alati räägitakse, et sul on vaja 11 sõitmiseks 500 või mis iganes keegi ütleb, hästi palju. Ja hakkasin BEM-i foorumist talle seal kirjutama ja ta alguses ignoreeris ja ma olin täiesti kindel, et see läheb ilusti 11. Tema jaoks oli sein ees ja ta tegi mingid muudatusi, ma ei ütle, et see mingi minu teene on, aga ta möllas ja ta tõmbas kohe 11.6 isegi ja ma jään enda seisukohale kindlaks, et sealt tuleb 10 ka ära. No nüüd ta läks 8 AP peale ja äkki seal 8 AP-ga on see, et see parandab nende meeste probleeme tavaliselt, kellel ülekande või käigu hästi mingi asjaga on mingid probleeme, on ju. Et see 8 AP ise kaalub palju esiteks, on ju, et sealt ei pruugi kohe tulla, aga ma arvan, et kui ta esimese otsa suudab piisavalt efektiivseks teha, võib-olla ta peaks ka natuke mõtlema selle peale, kuidas selle autoga tagaratta peal sõita, aga ma arvan, et ta selle enda manuaalkasti esimese, teise, kolmanda koha õige ülekandega suudab selle 8 AP-ga piisavalt siledaks ajada, et ta on 10-9 võimeline minema. Et why not, et ja siukseid asju on veel, sinu asjad, millest me räägime, et kõik need asjad, et kuidas keegi midagi nagu teinud on ja sõitnud seal ja võitnud ja need emotsioonid, et sa tuled järsku kuskilt. Ma ei tea, neid on minu jaoks läbi aastate lihtsalt nii palju, et ma ei suuda vaata mingid Veljo rekordid ja kuidas ma ei tea, Arno Verpontiakiga tõmbab 7-5 ja Bracketina. kõik Riivo sõidud ja minu jaoks on need kõik väga emotsionaalsed, ma ei oska nagu ühte teist võib-olla kohe esile tuua või eristada, et alati on lahedad, ma vaatan ka street klassi autosid ja näen ka seal samat asja. Saate lõpuks räägisid tsikleisi ära, kuidas sa tsikled hakkasid jälgima? Tsikles hakkasin mina jälgima niimoodi, ma jälgisin neid natuke varem juba, aga niimoodi, hakkas tunduma, et okei, on ju, ma ei ole lihtsalt ise tsikli veel, mul ei ole nende vastu midagi, aga ei. Aga kuna ma Beatliga seda streeti sõitsin 2024, siis terve hooaeg. Street klass, mitte kunagi varem ma ei olnud neid tsikleid niimoodi näinud, sest ma olin alati kuskil seal keskel tagapool, aga street oli tsiklite taga. Ja siis ma vaatasin, kuidas need tsiklid läksid ja ükskord ma hakkasin vaatama, kuidas pro-paigid lähevad. Ja see on ikka täiesti haige, kuidas iga käigu vahetusega see pild teeb mingid, ma ei tea, mis materjalist munad on meestel või mis testosteroon või mida nad hommikuks söövad või õhtuks või üldse tarbivad overallis või nagu
ma ei tea, ma ei kujutaks ennast ette, et ma peaks mingigi väevõimuga seal tsikli peal üldse olema nagu, et see on, ma ei tea. Noh ja siis ma hakkasin küll vaatama, et noh, see on tegelikult julm minu arust. Ma ei tea, ma ei tahaks olla seal nagu, aga see on nagu sa oled reisija seal ju. No. Aga ma arvan, et siin lõpetame nüüd. Aitäh, Tanel. Lõputu saaga sai läbi. Lõputu saaga ei saanud läbi. Pooled asjad ei rääkimata. Küll sa tuled uuesti ja räägime edasi. Kuskil tuleb piiritama. Ma arvan, et koos täname vaatajaid. Täname vaatajaid. Ma loodan, et keegi vaatab ka peale mu ema pane like, teised subscribe ja täname järgmise korrani. Ciao.